kogu elu nagu võidelnud, eriti nooremate inimeste puhul sellise mõistega nagu work-life balance. Mida see tähendab ja minu pealuu sisse see ei ole kunagi nagu mahtunud, ei oska ka teistele seletada, aga seal oli siis erinev Giampiero Petriglieri ja tema käest ka küsiti, et mida see work-life balance nagu tähendab ja ta vastas väga hästi. Opposite of life is not work. Opposite of life is death. Elu ja töö on nagu continuum. Me ei peaks seda nii väga eristama, et tema vastus oli see, et me liialt palju tõmbame neid piire, mida rohkem reegleid me kehtestame, mida rohkem me reguleerime, seda tegelikult minu arvates hullemaks me selle töökeskkonna teeme, me peaksime pigem rõhutama sellist eetilisust. Kui me minevikku vaatame, siis minevikus tehti ka väga palju vähem tööd. Et me oleme jõudnud sellisesse ühiskonda, kus ikkagi rewardib nagu töö tegemist. Aga siis on nagu järgmine küsimus, et kuidas me seda töökeskkonda siis korraldame. Et ütles, et töö juures võiks nagu kõike teha, et me peaks neid piire nagu tõmbama, et kõik asjad on nagu keelatud. Töökohad ja meie töökeskkond peaks olema inimeste nägu. Teine teema, kes rääkis meil inimene, kelle nimi oli Sukhinder Singh Vassivi. Ja Sukhinder väitis, et mis on ettevõtte stabiilne. Ettevõttes on stabiilne see purpose või missioon. Aga mis muutub, et sealt edasi tulevad meil nagu väärtused ja sealt edasi tuleb kultuur. Et kui meil ärikeskkond muutub, siis loomulikult me peame oma väärtusi ja kultuuri muutma. Ja me jõuame ka siis mingitesse põlvkondade vahelistesse võitlustesse. Just nädalavahetusel lugesin ka tegelikult päris huvitavat artiklit, mis ütles, et me oleme esimest korda jõudnud sellisesse süsteemi, kus tegelikult enam noorem põlvkond vanematega ei võitle. Ja vaatan oma laste pealt ka, et me kuulame umbes sama muusikat ja vaatame samu asju ja seal ei ole mingit mässu või midagi taolist. Arvatakse, et see juhtub kunagi 40-ndatel, 50-ndatel, kus maakera elanikkond hakkab vähenema. Kui sellised ÜRO prognoosid olid, et kusagil 70-ndatel, 80-ndatel üles. Viimased prognoosid ütlevad, et tegelikult see kukub kiiremini. Et võib-olla juba 40-ndatel või 20 aasta pärast me näeme, et maakera elanikkond väheneb ja siis ta hakkab väga kiiresti kukuma. Risto Sillasmaa teisel päeva hommikul rääkis samadest tendentsidest. Tal oli toodud selline matemaatiline mudel. Me võtame näiteks Lõuna-Korea, kus täna sündimuskordaja on 0,7. Ta ütles, et isegi kui me siin lähitulevikus selle lükkame 2,1 peale, siis sellest on väga väike nagu muutus. Eile oli ka just Postimehes artikkel, et 10 aasta pärast Eestis on ka väga palju vähem. Eelkõige see väljendub muidugi Tallinnas 46 000 vähem noort inimest, kes sooviksid endale korterit osta. Siis peakski küsima, et kas täna korteri investeering Tallinnas on hea või halb asi. Mina oleks ka kinnisvara investeeringute osas palju skeptilisem. Et jah, et lühiajaliselt võib-olla ei juhtu midagi, aga 50-60 aasta perspektiivis kinnisvara ei pruugi üldse enam nii hea investeering olla.